meil sõprusega probleeme. Miks sa seda arvad? Kas sa ei mäleta, mis eile juhtus? Kuule, kas ma võin su mannekeeni kasutada? Tehtud. Ma arvan, et see oli ei. Nää. Ma arvan, meie sõprus on ikka täiega hea. Okei. Aga me peaksime ikkagi arsti juurde minema. Ma olen kindel, kas arstid teevad siukest staffi, aga vahet pole. Lähme. Mis teil vaja on? Meil on sõprusega probleeme. Nagu meie sõprus pole just nagu kõige parim. Kust ma tean, et ei valeta? Miks sa arvad, et me valetame? Sest eelmisel nädalal tuli mulle siia arsti juurde känguruu, kes ütles, et tal on hambaga probleeme. Pärast tuli välja, et ta on rase. Ning et jah, ma pean teid testile panema. Järgnege mulle. Okei, test on siukene, et siin on üks juuksehari ja teil mõlemal on vaja juukseid kammida. Ning ma tahan näha, mida te sõpradena teete. Ning et jah. Sa võid ennast essana kammida. Oi, aitäh! Oi, kui mõnus sellega ennast kammida on. Nii mõnus on sügada ennast. Oi, nii mõnus. Ja kindlasti te kammime ka pepukarved üle. Okei. Tehtud, nüüd on sinu kord see kasutada. Okei, lähme järgmise testi juurde. Nii test on siukene, te tahate minna reisima, aga teil on ainult 10 eurot ja üks pilet maksab 6 eurot ja nagu point on selles, et nagu teil ei jätku raha ja mida te teete, ning et jah. Tšau, kas lähme reisima? Muidugi. Miks meil nii suur kohver on? Kas sa ei saa aru? Me hoiame raha kokku. Sinu kulul. Mida? Sa poleks pidanud küsima. Nüüd lähme reisile. Mina isiklikult ei näe mitte mingisugust probleemi teie sõprusel. Ning et jah, kebige välja, lapsed. Aga kebi välja, paks kartul. Õel. Võib-olla tal õigus, meil ei olegi midagi sõprusega probleeme. Aga miskipärast ma tahan, et keegi lihtsalt tuleks ja tabaks nüüd ära praegult. Mida? Sa poleks pidanud küsima. Head päeva teile! Ma helistan politseisse. Okei, mingi paks vana naine ütles, et ta on siin 5 minuti pärast. Me oleme siin. Aga ma arvasin, et paks vana naine on mingi politsei. Kas sa mõtled mind või? Nää, enam-vähem. Igatahes, mis siin probleem on? Oota, siin polegi probleemi. Ma mälet, mul tuli just meelde, et see oli ju naljakõne. Naljakõne, minu eks-sõber praegu sureb siin. Ja nagu, te ütlete, et see on naljakõne? Kust ma tean täpselt, et ta ka sureb? Kas sa ei näe seda surnukeha? Nää, temaga on kindlasti kõik korras. Ta lihtsalt natuke külmetus saanud. Ma soovitan sul minna apteeki ja osta talle natuke siirupit. Ja tal on kõik korras. Ja pane ta voodisse ka, kuna, jah. Head aega paks kartul. Nää, neil on õigus. Hei kutid, siin on LPS-kass ja täna ma tahan teid tänada 5 tellija eest. Ärge kartke, ma ei hakka iga 5 tellija tagant tegema tellija eri. Lihtsalt minu jaoks on see suur asi, et ma saan 5 tellijat, kuna jah, ma olen muidugi algaja ja muidugi peab seda tähistama.
Üks naljakas fakt on see, põhimõtteliselt iga kord, kui ma nüüd hakkan tegema videosid, riskin ma oma eluga. Miks? Sest ma sain endale uue lambi, tegelikult on see päris vana lamp, aga ma lihtsalt vaatasin, vau, see töötab, on ju, ja mõtlesin, et kasutan seda oma videos, et tuleks parem lightning, teate küll. Ja miks ma oma eluga riskin, on see, et iga kord, kui ma selle lambi tööle panen, see hakkab kärssama ja muidugi inimene, kes tahaks ellu jääda, paneks selle lambi kinni, aga miks mina selle lambi kinni ei pane? Sest mina olen inimene, kes tahab surma saada. Igatahes aitäh teile ja näeme järgmises videos. Tšau!